No jõu, meil on siuke huvitav pööre olnud vahepeal. Ma tean, et meil on siin pikk paus olnud, aga selle pika pausil on olnud ka oma põhjus, miks on olnud. Ehk siis, mu selja taga on meie uhke, ilus Pro 2 Pro auto, sest et see auto tegelikult vastab mõlemale nõuetele. Jõudu siin on palju ja autost räägime mõne aja pärast. Aga pausi põhjus ongi olnud tegelikult see, et meil oli siin hästi pikalt oli küsimärgi all kogu see nii-öelda uus hooaeg. Auto sai küll ostetud, tasapisi siin vaikimisi, küll see täna on igal pool juba tegelikult teada, et meil on selline uhke suksu garaažis. Aga me hoidsime seda natukene salasi, sest et endal ka öelnud veel päris kõik asjad selged ja nüüd on võib öelda nagu rehvi hunnikuga näha. Ja mis puudutab nüüd neid rehve, siis meie rehvid on kõik pärit rehvipunktist. Täna rehvipunktist alates nüüd sellest videost kehtib ka sooduskood ROOT ja saate sealt ilusti alla natukene, mõned eurot saate kokku hoida. Ja Arti mitte müü ainult mitte driftirehve, mida meie kasutame, vaid ka igasuguseid igapäevarehve, ta on üks toredamaid inimesi, kes meil siin drifti valdkonnas üldse on. Alati abis, alati valmis ja ka kindlasti tal on nende aastate pikkuseid kogemusi, mitte ainult siis nende driftirehvidega, vaid ka tänava täiesti tavaliste sõiduautorehvidega, sest et meie driftirehvid on täpselt siuke pigem hobibisnes, ikkagist igapäevaselt on seal tavalised sõiduautorehvid. Ja seal ei ole mitte ainult rehvid, vaid ka igasugused tarvikuid, loomulikult rehvi vahetused, rataste vahetused ja ka kui tahate sellise äged velgi, nagu on ka siin all, siis saab ka seda Arti käest. Nii et kes veel ei ole endale korralikku talverehv ostnud või siis juba valmistub suveks ette, saab siis rehvipunktist ilusti tellida sooduskoodi leiad alt descriptionist ja seal on tegelikult jube mõnus ka e-pood, ehk siis teete sealt rehvipunkt.ee lahti, valite endale sobiva mõõdu, valite endale sobivad rehvid ja sealt siis juba kasutate sooduskoodi ja saate need imemugavalt netis kõik ilusti ära vormistada. Nii et kindlasti meiega vaadake üle. Siis oleme päris tõsised tegelikult uuel aastal rajal. Rehvid on ostetud, auto on olemas ja tegelikult ainult teha on ainult sõita. Aga autost. Autoks on meil ikkagi see vana hea ustav E36. Ei saa üle ega ümber sellest, et me käisime tegelikult, ma arvan, et seda me jällegist ei avalikustanud, tegelikult suve keskel me proovisime sõbra Tõnise Karpovi autot ja 36 oli ikkagist esimesest momendist oli nagu ikkagist kodune tunne, sõitis täpselt nii, nagu ma tahtsin, et ta sõidaks. Ainus vahe nüüd Tõnise autoga võrreldes, siin on väikene kaalikese vahel, mis teeb natukene ussu ka, et siin jõudu jagub ja tegelikult jõuga on täpselt nii, et kui tulevikuplaanid ja toetajad peaksid olema, siis autos on potentsiaali, et ka minna juba äärmisse klassi edasi, ehk siis ta on selline üpriski hea alustala, sest et tegelikult ütleme Pro-klassi autot või Pro 2 klassi autot isegi ehitada ise nullist on kindlasti väga kulukas ja teiseks on see, et ega väga ei oska ka. Et eks ma selle autoga nüüd saan ise ka samamoodi õppida, täpselt sedasi, mis me ka siis tegema hakkame. Et tegema me hakkame palju selle autoga, et ta on küll just kui valmis, aga omajagu asju tegelikult tahab enda järgi sättimist. Et siin on selliseid väikseid näpukaid või näputöösi on tegelikult palju ja ma teen siin selle kardinaalse kannapöörde, et tegelikult me võtame selle auto tükkideks. Et siin on tegelikult päris mitu põhjust. Number 1. Et me teaksime, kuidas see auto on ehitatud ja kõik, et kuidas see auto püsib koos, et see on see kõige tähtsam koht. Ja siis on Nitševo, et ehitusvideosi hakkab meil normaalselt tulema tegelikult, sest et neid off-season videosi, sest et midagi on juba filmitud ja midagi me filmime veel, et siin on uut ja põnevat ja palju on selle kanali peal. Nüüd ma võin teile lubada, on tulemas, on juba protsessis. See video tuleb tegelikult tagantjärgi, kus me oleme juba selle auto kallal päris palju juba siin nipet-näpet töösi teinud. Ja kui see nüüd video saab meil filmitud, see suur reveal, mis ma olen salasi hoidnud siin tegelikult pikemalt, siis see läheb tõstukile
ja lahkub tõstukilt kevadel alles, sest et tööde nimekiri, mis me oleme planeerinud ja mis on plaanis, on suur ja sellega me juba varsti tegeleme ja juba varsti näete ka teie. See nüüd see põhjus, miks see reveal on tegelikult veninud ja tegelikult selle reveali videoga me oleme filminud seda tegelikult klippi juba 3. korda äkki või? Sest et esimest korda tegime siis, kui see kõik šuh tuli, siis oli täpselt see, et see video oli nii emotsioonitu, sest et ma olin väsinud, ma olin tööd rüganud siin tõstukil vana autoga, siis uue auto ostmine, kõik see protsess ühesõnaga see video ei tulnud päris nii. Ja lisaks siis sellele meie hooajale ja uuele autole on ka tegelikult hästi palju muudatusi, nii auto taga, auto ees kui ka siis väliselt, mitte ainult siis autoga, vaid tegelikult kogu selle projektiga üldse kokku, sest et projekt on kallis. Ütleme nii, et selle sama refi hunniku ja selle auto raha eest, nii nagu ma tegelikult Alexile just hetk tagasi ütlesin, võiks tegelikult aasta otsa kuskil basseini ääres lebotada ja tööd mitte teha ja siis tulla Eestisse tagasi ja töölt tegema. Siis paraku ta on tõesti meeletult kulukas ja meil on hetkel selline seis, et auto on non-sponsored, ehk siis kõik on puhtalt enda raha koti peal. Ja siin, kallis vaataja, kes te vaatate praegu, siis hit me DM ja selles suhtes koostööd on vaja, pappi on vaja, et selle projektiga edasi minna, sest et rajale me jõuame, aga ütleme nii, et pikema perspektiivi peal mõeldes, siis see on tegelikult selline hetkeseisuga on täpselt ühe hooaja teema, sest et rohkem mul raha ei ole. Ja juba siin on kõik mu raha ja siia läheb veel raha, aga ma ütleks nii, et siit on nagu päris ägedat asju tulemas. Et me oleme selle autoga tegelikult ka juba testimis käinud. Testimisklipid näete kohe nüüd. Testimine oli selline väga edukas, võiks öelda. Auto müüs mulle maha tähendab, et saime suht kiir käppa. Minul oli esimest korda elus üldse, tegemist on mu esimest turbokaga elus ja esimest korda ma sõidan elus turbomootori autoga, et see on tegelikult kogemus ja sõiduprofiili mõistes on täiesti teine maailm, et kuidas see auto responsib, kuidas ta käitub, et päris põnev oli, võib nii öelda. Aga uue hooajaga nüüd klass on teada, auto on teada, revealitud, saab pulli, sest et videod lähevad kehvemaks, seda ma võin juba joos öelda, sest et Alex läks siia suurte meestega tegusid tegema ja ma pean seda kõike nüüd ise uuesti tagasi meenutama, kuidas see värk käib, sest et ma olen sellest editimise maailmast eemal olnud
Nii et kui te näete veits kehvemaid videosi, siis võite andeks anda mulle, et ma siin õpin jälle nii-öelda taas sünd minu siis monteerimisel, sest et see on pikalt olnud Aleksi käes ja nüüd tuleb see tagasi minu kätte. Nii et ma loodan, et ma ei valmista teile pettumust ja ärge siis andke mulle kannatust natukene, et ma küll ma käppasan selle uuesti. Aga autost nüüd lähemalt. Meil on siis haiste vahel karu kõhu all või karu kõhus on siis M50, see nii-öelda kurikuulus auto, see kurikuulus mootor, mis tegelikult on meie siin 2 T-Maci staaril haiste vahel ja nüüd on ka meil. Ja tegelikult see mootor on pärit nüüd Pesul Motospordist, ehk siis ta on täissepis sisu ja ta teeb täna, ütleme, 441 kilovatti ja selline 770 newtonit äkki või. Ehk siis jõudu siin jagub, et ma ütleks, et siin kapoti all on tegelikult siukesed natukene fine tune'i ja saab ta päris hea, sõidab etanoli peal, nii et sain teada, et etanol on kallis ka, ma sain tegelikult juba osta seda, jube, kurat, street'i elu oli ikka hea, paagi täis vaata ja siis panid päev otsa ringi sellega paned paagi täis, saad sellega võib-olla 6 ringi sõita ja väljast, ma ei tea, mis ma siit ikka oskan lisada, kõik on fiiber, midagi, uksed on fiiber, tiivad on fiiber ja isegi katus on carbon fiber tegelikult, või see carbon kevlar, see roheline versioon oli vist siin kila all, mis on me siin kapoti all veidus. Ja seest ülimalt lihtne, midagi väga minimaalne, midagi siia väga juurde lisada ei olegi vaja, sportkorviste, turvapuur, sportrool, mis siin driftis ikka vaja, need käsipidur ja kõik. Ja ta ongi tegelikult täna meil juba tehtud siis ka pro nõuetele vastavaks, ehk siis tal on ka kustutussüsteem, et pane ainult suurem rehv alla ja sõida suurte poistega piikerist alla, nii et mul on sinna veel aega, sest ega ma julgeks ja teiseks rahakoti võimaldaks ka. Ja fun fact, tegemist on päris M3-ga ja selle autoga on tegelikult hästi pikk ajalugu. See auto tegelikult vist algselt valmis 2013, ta peaks olema, auto on siis tegelikult algselt üldse Time-Attacki jaoks ehitatud ja ta on Vicewabi endise omanik auto. Nii et siuke fun fact nagu siia lõppu, et ajalugu on tal pikk ja ta oli tegelikult siis päris pikalt pildis kadunud, et ta ehitati siis tegelikult driftikaks, siis see mootor käis laiali ja siis see kadus jälle ära. Või siin tegelikult oli vahepeal 2 mootorid vahel ja mõlemad lendasid laiali ja siis ta kadus ära. See on vist korrektsem viis. Ja siis ta tuli uuesti pilti ja mina sain sellest autost juba tegelikult teada kevadel, et see on tulemas müüki. Ma ütleks nii, et kevadel tundus see selline märg unenägu või märg unistus, et üks päev võiks sellist asju omada, sest mu isegi iga päev auto pole nii kallis. Aga see märg unistus sai teoks, nii et see on siuke ülimalt suur enesünnetus ja siin tegelikult ma pean kindlasti ära tänama oma suurimaid fänne, kes selle mulle võimaldasid. Selleks on 3 inimest, mu kallid vanemad ja mu kallis abikaasa, sest et see rahanumber, mis on siia igale poole läinud, see on tegelikult meeletu ja üksi ma kindlasti tuleks sellega toime. Et siin on küll omad kokkulepped, aga see selleks. Ütleme nii, et seest on tegelikult üpriski mõnus, üpriski lihtne. Tegelikult, mis meil oli hästi suur takistus või tegelikult, käisime tegelikult 2 autot vaatamas, üks oli see ja üks oli teine ja kõikide autodega minu jaoks kõige suurem probleem on turvapuur, sest et ma olen hästi pikk inimene ja ma olen küll kleenu, aga sellegi poolest on mul üpriski keeruline autosse saada ja ilusti ära mahtuda, siis selle auto juures tegelikult see oli, ma ütleks, et ta oligi just nagu my spec of car, nii et kõik sobis. Ja sees meil ongi siin suvikesser, MP shifter ja mõned nupud. Ajuga on küll siuke kehv lugu, et siin ei ole võib-olla siuke kõige ägedam üüber-tüüber maju, aga ma ütleks, et driftimaastikul see Emu Classic, mis siin on hetkel, on küll ja küll, et väga palju juurde ei ole vaja, et muidugi oleks need nupupaneelid ja siukse figurid ägedad, aga kõike head ka korraga ei saa. Ja jah, siuke mõnus. See on mun new workspace now, et siin saab hakata ikkagi normaalselt higistama. Kõrvalistet meil hetkel veel ei ole, aga ma võin teile öelda, et see tuleb. Ja kui tulevad need ajad ja võimalused, siis ka tuleb, ma arvan, sellised kõrvasõidud. Kõigepealt ma pean ise auto käppe saama, nii et see võtab veits aega. Aga ma ütleks, et ma olen sellega sõitnud, nii et tuli küll. Siit on nagu tegelikult siuke hea alustala, kust edasi minna, et rohkem midagi väga sellist rääkida ei ole.
rool käib ära, kässar on siin, nupud on siin, käima läheb nupust ja siuke ta on. Väiksed kummikad ka siin, et kiivrit ära ei lööks. Mul oli hästi suur probleem oli see, et ma ei mahtunud kõikides autodesse ära. Siia ma mahun ilusti. Ja ma võin teile öelda, et selle kolede kiivri, see läheb minema. Tuleb väga kiiver. Ma ei tea, milline veel, aga nüüd peab kinnise kiivri ostma, sest et klaase pole enam. Ma arvan, ma ei pane ka neid, sest et tegelikult oli suht badass sõit ikkagi ilma klaasidest. Nagu see õhk käib läbi ja refitossu ja sisse ja refitossu see auto teeb päris palju. Kurat, nüüd ma pean välja ka minema. See välja minema on päris raske raisk. Aga lõpetuseks võtame selle kokku. Tegelikult, mis siin kokkuvõtte ikka on. Ma ei tea, tõmbame selle videopurk ära. Siia videosse väga palju rohkem juurde lisa, et auto on teile ette näidatud. Siin on meie suur saladus ja põnevus aastal 2026 ja ilmselt kevadel juba näeme rajal, et siin enam pääsu pole, refid on ostetud, auto on ostetud, küll ma sinna rajal ka jõuan. Aga ärge unustage kindlasti panna like videole ja subscribe nupuke ka, sest et teie subscribe võib aidata mul võib-olla jõuda koostööpartneriteni, et siis äkki vaatavad, et me teeme ka äget asja, tahavad mulle plekki visata veidikene, sest et plekki nagu pigem on vaja. Siin nagu juba rahanumbrid on natuke teised kui striiklassis, aga ma arvan, et on ka põnevam. Nii et stay tuned, ärge unustage subscribe'i ja näeme juba teiega off-season videodest juba varsti. Tšau!